Tere pealelõunat kõigile, oleme jõudnud lõpu sirgele, et tõepoolest siis sünnipäevatort on ka juba söödud, aga ikka veel ei ole hilja öelda, et palju õnne Eesti Reumaliit, et 30 aasta ühingu jaoks on ikkagi väga arvestatav aeg ja pikkus. Et mulle meeldib alati näidata seda slaidi, ühe väga kogenud reumaõe slaidi, mis asi Inglismaalt, et mis asi on siis reumaõendus. Kahjuks ei ole kõik asi alati otse tõlgitav ja meil ta ei anna niisugust efekti nagu 3E-d, aga põhimõtteliselt on siis õdedel reumatoloogias ega mujal ka põhiline ja oluline, et mida siis õed saavad teha, eks ole, võimaldada niisuguseid asju teha, eks ole, mida võib-olla päris üksi ei suuda või mille peale ei tule. Ja tõepoolest siis see patsiendi nõustamine sinna juurde toeks olemine. Et siin niisugune küsimus, et mida siis reumaõde teeb, no mida teeb õde üldse, et väga kerge, väga lihtne on sellele vastata, et kui arstid diagnoosivad ja ravivad, põhiline tegevus on see, millele nad rohkem rõhku panevad, loomulikult kindlasti räägivad ka patsiendiga, aga et kui me nüüd võtame reaalsusesse 20 minutit korduv vastuvõtt, 30 esmane vastuvõtt, et kas jõuab kõikidele küsimustele vastata, eks ole, esmasele patsiendile näiteks šoki kõrvalt sellele, et mis see siis nüüd ikkagi on ja mis see kaasa toob ja neid küsimusi tuleb, eks ole. Ja ravi tuleb ka veel ära seletada ja ravi tuleb määrata. Et õde ongi seal kõrval siis põhimõtteliselt selleks, kui nüüd väga lihtsalt öelda, et õde siis aitab patsiendil tulla toime haigusest põhjustatud probleemidega ja tõepoolest ka selle ravi küsimusega, kuidas manustada, mis see kaasa toob, kuidas jälgida, kuidas ravimit transportida, kuidas hoida, millal peaks pöörduma ja neid küsimusi on päris palju võib tekkida. Et tänasel päeval reumaõdedele neid väljakutseid on palju, nii nagu meile kõigile, ükskõik mis ametit me ka peame, et aga reumaõdedele see, et ühiskonna vananemine ja krooniliste haiguste kasv, millega tõepoolest siis tuleb juurde patsiente, kellel on küsimusi meile ja samal ajal reumatoloogia, jumal tänatud, areneb väga kiiresti, tekivad juurde uued diagnoosimisvõimalused, võib-olla ka see on sellega toob kaasa ka paremat diagnoosimist või tähendab reumahaigused, võib-olla mõned ka nagu nii-öelda tulevad juurde sellega, et neid varem ei suudetud diagnoosida, nüüd suudetakse, eks ole. Ja uued ravimid, tõepoolest tohutul hulgal erinevad bioloogilised ravimid, JAK-inhibiitorid ja kõik need muud, mis pidevalt esitab selle väljakutse, et me peame olema ise teadlikud, sest me ei saa kuidagi toetada patsienti tema teadmistes, kui me sellest ise ei tea. Siis tehnika kiire areng, igasugune aparatuur, tõepoolest IT-väljakutsed, erinevad dokumentatsiooni nõudmised, mis meile nagu tuleb kõigile tervishoius ja igal pool. Siis see, et ühest küljest hea reumapatsiendi ravimeeskond laieneb, patsiendile hea ja meile ka väga palju abi ja tuge, aga väljakutse siis selles, et me peame suutma kuidagi seda meeskonna tööd koordineerima kõikide vahel, me kõik räägiks sama juttu ja üks teaks, mis teine teeb, et muidu see asi päris eesmärgini nagu ei jõua ja kasu sellest nii palju ei ole, kui peaks, eks ole. Teaduslikku teavet tuleb ja tuleb, hea, aga peab leidma aja, et sellega kursis olla. Tervishoiu ja sotsiaalvaldkond pidevalt areneb ja toimuvad muutused. Nendele muutustele tahaks kaasa aidata, neid muutusi tahaks ise kuidagi mõjutada, nagu see sama korra siin üles kerkinud nagu eriõe küsimus, millest ma täna palju pikemalt ei räägi,
Aga ka tõepoolest see, et miks see on hea, keda see aitab, et see ei ole nagu õdedele vajalik, et ta on patsientidele vajalik, et seda oleks kuulda. Reumaõdesid tegelikult Eestis väga palju ei ole ja eri piirkondades õnneks me väga paljud tunneme üksteist ja me oleme siiski mingisuguse aja tagant suhtluses, me kohtume ja tänu sellele on nagu väga hästi teada, et vastavalt sellele, kus õed töötavad, missugune on see nii-öelda igapäevane töö, et need vajadused ja võimalused on väga erinevad. Et kus me siis praegu oleme, kui kiiresti nagu valgustada oma reumaõendusega nii-öelda, et suhteliselt hea haridus on väga paljudel meist. Me võiksime alustada eriõe teenusega, mis nõuab, mitmed meist võiks alustada eriõe teenusega, mis nõuab nii magistriõppet lõpetatud kui ka spetsialiseerumist, töökogemus. Ega väga sageli ei saa öelda, et reumaõed liiguksid oma töölt ära. Kui ma räägin nüüd, kõige paremini ma tean rääkida oma töökohast, eks ole, et meie keskuses on inimesed ikkagi töötanud väga palju, mis tähendab ka seda, et nendel on väga suur töökogemus ja ei kipu ära minema, eks nende töö meeldib meile, võtaksime selle kokku. Meil on tõepoolest oma reumatoloogia tervisespetsialistide selts, mis ei ole õnneks ainult õdede organisatsioon, vaid me koondume sinna kõikide teiste tervisespetsialistidena ja see annab meile selle sama võimaluse olla kursis sellega, mis teevad teised, sellest kuulda, esitada oma küsimuse ja võimalus oma õnnestumisi ja edu jagada ja siinkohal jälle aitäh Eesti Reumaliidule, kes oli loomise juures, kust tuli kogu aeg idee, et me Ingritiga arutasime siin aastaid seda, aga kõigil on teatavasti kogu aeg kiire ja mingil hetkel siis tõepoolest tuli see, et teeme ära. Ja nii Eesti Reumatoloogia Selts kui ka Eesti Reumaliit oli selle seltsi asutamise juures olidki asutajaliikmed, sest teatavasti on väga praktilist abi vaja mingisuguse organisatsiooni alustamisel, kas või rahalist, juriidilist, et neid tegemisi on väga palju. Kuna me oleme RTS-is, kui me saime oma RTS-i tehtud, siis oleme me ka RTS-iga EULAR-i liikmed ehk EULAR-i Health Professionalide liikmed. Ja mitmetes projektides oleme me seal juba osalenud, osaleme ka edasi ja selle üle on ainult hea meel. Nii, Reumaõe infoliinist ma ei pea pikemalt rääkima, teada on, et see on, kõikidel on oma infomaterjalide vahel see teave selle kohta, suurelt on number ka kirjas. Peaasi, et te mäletaks seda, et see võimalus on küsida. Lihtsalt, kui täpselt ei tea, mida teha, on võimalus küsida, kui keegi kurdab teile, et tal on mingi valu või liiges või lihas või mis iganes, et võib küsida õe käest nõu, kedagi sellel liinil ei ravita nii-öelda, aga antakse võib-olla niisugune näpunäide, et kust võiks saada abi. Mida me veel oleme teinud? Sellest, mis me teame ja millega me oleme hakkama saanud, oleme me teinud nii posterettekandeid, nii EULAR-il, igal pool mujal õenduse konverentsidel ja tõesti osalen nendes projektides erinevatel reumaatilise haigusega ja selle õendusega seotud teemadel. Õe infotelefonist oleme jõudnud ka reklaamida juba väljaspoole Eestit igatepidi, ehk siis Darja autoriks. Ja just nimelt selle sama eriõe teemal, mis on tulemas, eks ole, on selge, et iga õendusabi eriala peaks täpselt siis teadma, mis on need tema vajadused ja tegevused, kui tekib võimalus natukene või see õe pädevus ja õigused ja kohustused suurenevad, et need ei ole päris ühed ja samad kardioloogias, reumatoloogias, need teadmised, vajadused.
Ehk siis selle me võtsime käsile, õnneks oli meie Darja just nimelt magistriõppes ja tegi oma tööna, nii-öelda diplomitööna, võttis selle rolli kirjelduse nii-öelda ülevaate põhjal, mis on praegu tehtud mujal maades, eks ole, et me ei pea avastama tänasel päeval Ameerikate enamuses asjades, et neid eeskujusid ja tegemisi on nii palju, kui me saame nagu niisuguse üldise rolli mudeli kokku, siis edasi vaatame nagu koha peal, neid vajadusi päris üle me võtta ei saa, paljusid asju. Jalaraviteenus on olemas. Selles mõttes on see väga positiivne, ega neid jalaravispetsialiste tegelikult praegu kuskil ei õpetata välja, riiklikku tellimust ja nii-öelda ei ole sellele koolitusele. Need olid taas meie oma õed, kes olid siis nõus spetsialiseeruma, leidma endale selle koolituse. Ja tänaseks päevaks on seda kogemust juba väga palju. Jalaraviõed, mitte küll ainult reuma, aga üldse Eestis töötavad jalaravi podoloogia spetsialistid on teinud endale oma ühingu, meie Ida-Tallinna õed ka seal hulgas, lausa juhatuses, eks ole, ja väga arenguhuvilised. Et tegelikult see teenus on kättesaadav. RTS-i juhatuses on mitu õde ja mis me siis veel teinud oleme. Lasteõed on meie hulgas. Põhiline, mida me praegu Reumaliiduga koostöös siis teha saamegi, on ikka see sama, mida õde teeb. Koolitada, nõustada ja tuge pakkuda nendes küsimustes, mis patsient soovib. Et kokkuvõtteks siis see, et me tõesti püüame olla kogu aeg pildil ja seda selleks, et kui mingisugune areng toimub, et meid ära ei unustataks, et jalg oleks ukse vahel ja et me ise oleks ka kogu aeg selles mõttes pädevad. Nüüd räägiks Eesti Reumaliit ja reumaõed, et tõepoolest osa sellest jutust on juba räägitud. 1997, kui loodi Ida-Tallinna Keskhaiglas reumatoloogia osakond, siis oli selle juhatajaks doktor Oivi Aakre. Tema oli ka Eesti Reumaliidu asutaja ja juht sellel hetkel. Ja sel hetkel sattusin tõesti ka mina Eesti Reumaliitu sellel samal põhjusel, nagu ma ütlesin, et saada aru, mis siis reumatoloogia üldse on, kes on reumahaiged, mis nende küsimused, probleemid, vajadused, et see kõik oli väga raske. Väga raske on, teada on ju, et õed ei spetsialiseeru, et nii nagu selles mõttes arstid, et kui reumatoloog on reumatoloog ja kardioloog on kardioloog, siis õde tegelikult on nii-öelda üldõde, kes iga kord, kui ta satub teise meditsiinilise eriala valdkonda, hakkab omandama väga palju lisainfot. Kuna mina läksin sellesse osakonda 1997. aastal õendusjuhiks, siis kardioloogias, siis ma sattusin olukorda, kus oleks tahtnud olnud nähtamatu. Sellepärast, et õendusjuhi kabinetis pidin ma edasi-tagasi käima, mitte midagi ma ei teadnud, hirm oli suur, et tuleb mõni reumapatsient, küsib äkki midagi mu käest või kurdab oma muret ja ma ei oska selle peale kuidagi moodi reageerida. See oli see põhiline motivatsioon ja ausalt öeldes see oli väga õige otsus minna Eesti Reumaliitu, sest kohe varsti peale seda vahetult hakkas Eesti ja Soome Reumaliitude vahel projekt, koostööprojekt, ehk siis Soome Reumaliit tahtis toetada esiteks Eesti Reumaliitu, aidata arengus kaasa, kui ka reumaõdesid. Ja tõepoolest, et seda mul ei ole aega rääkida kõike seda, mida me sealt tookord saime, see oli nagu niivõrd teistsugune maailm, aga päris kindlasti võib seda nimetada Eesti reumaõenduse alguseks seda projekti. Sellepärast, et kui mõelda, kui arenenud oli selleks hetkeks Soome Reumaliit, ehk siis patsiendiorganisatsioon ja neid õdesid oli seal 13, kellel oli planeeritud tõesti seal paariaastane koolitus erinevates piirkondades, et
see võimalus, seda oleks õppinud üksinda eraldi kõiki neid asju, ma ei tea kui kaua, ja rääkimata veel erinevatest teabematerjalidest, eeskujudest ja kõigest sellest. Ja sellest hetkest ja paljused nendest õdedest töötavad veel ka praegu ja ma arvan, et keegi neist ei kahetse, et nad on kõik väga tänulikud selle eest, et neil oli võimalik. Isegi need, kes võib-olla reumatoloogia erialana enam ei tööta, ei saa seda kuidagimoodi ära unustada, ei unusta ära seda, mida nad said teada, ehk see tõepoolest neid reumapatsiendi vajadusi. Et ega kui inimene käib erinevaid osakondi mööda, siis ta käibki tervikuna kõik need haigused kaasas, mis tal parasjagu on ja mida rohkem nendest teatakse, seda paremat teenust tegelikult inimene saab. Ja selle eest taas aitäh, et see on üks tõeline niisugune algus ka Eesti reumaõendusele, et me oleme olnud ikkagi väga algusest peale seotud. Et mida siis Reumaõed ja Eesti Reumaliit veel koostöös teinud on tõepoolest neid läbi viidud patsiendikoolitusi, erinevaid projekte, luutiheduse mõõtmisi, Reumaliidu osakondades igasuguseid jututubasid, loenguid ja neid on olnud väga palju. Tõepoolest Ingrid on teada, et ta on igal pool, ta igati tänases fookuses. Nii on ju teada ka see, et meie seltsis, meie enda oma seltsis on ka Ingrid Reumaliidu esindajana juhatuses ja erakordselt palju oma teadmiste ja kogemustega abiks ka meie seltsingu tegevuses. Et Eesti Reumaliit on meie jaoks ikkagi pidevalt püsiv teabeallikas, kus me saame ikkagi teada põhiliselt seda, mis on reumapatsiendile sel hetkel oluline, kui ka tihtipeale Eulari uudised tulevad läbi Ingridi meieni enne veel, kui me jõuame ise sinna poole vaadatagi. Ja tõepoolest, et Eesti Reumaliiduga see järjepidevuse hoidmine, et ta ongi loomulik tegevus, sest mida teevad reumaõdede tegevuse fookuses tegelikult ongi ju kes reumapatsient. Ja meie nagu selles mõttes hea tegevus saabki nagu tagada see, et me teame reumapatsientidest pidevalt kõige aktuaalsemat infot, et meieni jõuavad kõik nende jaoks olulised teemad ja meie tööks vajalikud teemad ja nii-öelda see koostoimimine on tegelikult õdede puhul võtmeks. Et sellepärast ütlekski ka lõpuks välja see, et kuhu siis need reumaõedki lähevad, eks ole, et ikkagi parema arengu poole, parema teenuse poole, reumapatsiendi parema toimetuleku poole ja päris kindlasti ei lähe me teises suunas, vaid jätkame ka edaspidi oma järjepideva ja arendava koostööga Eesti Reumaliiduga. Et siin puhul võtaks selle küll kokku täiesti selles mõttes, et see teistmoodi olla ei saagi, et kui te nägite seda, mis on olnud, kui palju on olnud meie ühiseid kokkupuutepunkte, et niisugune sõnakõlks võib-olla, aga tegelikult sobib praegu väga hästi, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Et aitäh Eesti Reumaliit ja kõigile head päeva jätku. Tänan. Aitäh, Kati, kas on küsimusi ka? Ingridi õnnelik seal. Ma arvan, et on olnud... Aitäh, Kati.